Me oleme tulnud siia Lasnamäe Serva Priislesse, kus asub siis selline suurepärane autoremondi töökoda ja ei millekski muuks kui selleks, et rääkida uutest Goodyeari rehvidest. Vaatame, mis on sel aastal siis rehvimaailmas uut ja ma ütlen juba ette ära enne, kui me seda lugu tegema hakkame, et tegelikult praegu isegi nad oma siledaks sõidetud suverehvid juba kus kurat ja pange alla vähemalt lamellid. Aeg on täpselt selline nulli ümber ja nagu näete, siis sel nädalal maa sadanud lumi on teinud ka liikluses palju kurja ehk esimesed õnnetused, aga nüüd rehviloo juurde. Goodyear on alati olnud eesotsas nii lamellrehvide koha pealt kui ka siis naastrehvide koha pealt, et tooted on väga head ja igal aastal oleme üritanud ka siis midagi uut turule tuua. Täpselt samamoodi ka sellel aastal. Naastamehele on olemas meil Ultra Grip Ice Arctic ja Ultra Grip Ice Arctic SUV Goodyearil ja Dunlop Ice Touch. Samas, kuna järjest rohkem ja rohkem inimesi pöörduvad lamelli poole, siis ka meie uued tooted on nüüd tegelikult pehmed lamellid, mis sobivad väga hästi Põhjamaa ilmastikoludesse. Mida siis sellel aastal soovitada, kindlasti võiks mõelda lamellrehvide peale, et lamellide osakaal on suurenenud päris märgatavalt. Eriti nüüd, kui on olnud niisugust 3 nõndanimetatud rohelist talve järjest, et lamellide osakaal on tõesti päris kõvasti suurenenud. Selles ka meie uute toodete valik. Sellel aastal siis on ka meie valikusse lisandunud pehme lamell maasturitele Goodyeari märgi alt, kuna Goodyeari valikus seda segmenti varem kaetud ei olnud, et siis nüüd on ka see segment korralikult kaetud. No siin rivis on, ma näen ühte rehvi veel, et on see millegi poolest erinev see Sava või vähemalt mustri järgi tundub mulle, kui ma kaugelt vaatan, täpselt sama rehv. Kui nüüd väga täpne olla, siis jah, Sava on ka meie portfellis uus valik, Sava lamellrehv, pehme lamell, mis sobib väga hästi sellisele keskklassi rehviostjale ja silmamõõt väga täpne võib öelda, sellepärast, et antud muster on eelmine Goodyeari Ice Plussi muster, et on täiustatud natukene ka rehvisegu, aga valik selle koha pealt ja mustri koha pealt on tõsi, et on Goodyeari eelmine muster ja tõesti väga hea müügid sellel aastal, et on praegusel hetkel seda ostetud kõvasti rohkem, kui on meil siin plaanitud. Ega see Sava on ju tegelikult, ütleme siis Goodyear teise nimega, et ega seal ju väga suurt vahet ei ole, lihtsalt üritate katta ka seda nišiturul, kus tuleb inimene, kes võib-olla soovib natukene soodsamalt rehvi saada, aga tahab ikkagi kvaliteeti. Jah, täpselt nii see on, et Sava rehvid on mõeldud keskklassile ja kasutuses on nüüd tegelikult eelnev Goodyeari tehnoloogia. Täpselt samamoodi ka naastu puhul on ka nüüd lamelli puhul, et on võetud kasutus eelnev Goodyeari Ice Plus muster ja on see nüüd tehtud natukene kättesaadavamaks suuremale tarbijaskonnale. Kui mul on eelmise aasta Goodyeari rehv naast, ma saan aru, kas sel aastal on uus mudel? Naastuga ei ole sellel aastal uut mudelit. Võin rahulikult sõita, et ma ei pea, kuna ma olen sellise uue tehnoloogia, tahan uut tehnoloogiat kogu aeg omada, siis ma ei pea teda ära vahendada. Ei pea. Kindlasti tuleb vahetada suverehv talverehvi vastu, seda kindlasti, aga naast on meil sama, mis eelmine aasta ja sellega võib väga hästi sõita ka sellel hooajal. Ma olen ühe talve sellega sõitnud, mitte ühtegi naastu välja ei ole tulnud, jääksügavus on 8 mm, see on kõik okei. See on väga hea tulemus ja väga hästi hooldatud rehvide eest, et kindlasti alguses korralikult ka sisse sõidad. See on ka kindlasti üks põhjus, miks ühtegi naastu välja ei tule. No, meil algab ju november, kas praegune iga aeg alla panna, iga aastane küsimus. Äkki naastud tulevad välja, rehv kulub ära asfaldi peal? Ei tasu sellepärast muretseda, sellepärast, et kui naastud on ikkagi tehases rehvi sisse pandud ja... Nad on teil tehases pandud? On. Ja kui korralikult rehv sisse sõita, ei ole mingit probleemi nüüd naastutega, et nad välja tuleksid. Ma märkan, et vähemalt uuendusena, kui esimene asi, kui rehvi kohe vaatad, mis ta ikka ütleb, ega sa ju ei tea, kui palju tal see pidurdusmaad ja kõik muud on, keegi ei oska seda peast öelda, aga ma näen, seal on üks selline lumeelves, et sellist asja ma pole varem ühelgi rehvi tähele pannud. Jah, see ongi niisugune uus uuendus meie lamellrehvi puhul, mis me see aasta turul tõime, et antud lumehelves näitab, kuna oleks siis õige aeg või ütleme, kuna rehv kaotab oma sooritusvõime, et kuna võiks mõelda rehvivahetuse peale uute rehvide ostmisele, et kui antud lumehelves on ära kulunud, siis oleks õige aeg mõelda uute rehvide peale. See 100% märk on ka seal peal, et mis see tähendab?
Nagu varasematel aastatel, ka sellel aastal kasutame ja pakume 100% rehvi garantiid, mis tähendab siis seda, et kui kliendil juhtub rehviga midagi, siis on tal võimalik saada tasuta uus talverehv. Samamoodi on tal võimalik ka 14 päeva jooksul rehv ümber vahetada, kui ta näeb, et tal ei ole soovi siis kas vastavalt näiteks naastuga sõita või lamelliga, et eelistab siis kas ühte või teist.